See, mis me kuulsime Randar Tasmuti jutust, kõlab nii, nagu me peaks seda kaasas kandma. Ja see mõte, et mida me siis üldse kaasas kanname, kas on mingi sodikott või on see reliikvia või on see nii-öelda siin lastekirjanduses memme musi, mis teeb tugevaks, või on kellegi tsitaadid, kuulsime Goethe tsitaati. Goethe ilus tsitaat on ka selle kohta, et mis on ülimõnn. Mis on siis ülimõnn? Kui ta seda otsis, on see, et vaba rahvas elab vabal maal. Et kui see võtta ülimaks õnneks, siis me oleme kõik üliõnnelikud. Ja see nii ongi. Ja me peamegi niimoodi võtma seda. Meie küsimus on, kas keegi veel tahab esineda või? Et meie küsimus on selles, kas me seda ära tunneme igal hetkel. Sest see põhiline küsimus on, et kuidas olla pidevalt naeratav ja need asjad, mis vahele tulevad ja mis on muudetavad, et me need ära tunneksime ja muudaksime. Ma räägin kahest asjast teile praegu, ka iseendale, sest ma neid väga armastan mõelda. Tähendab, need on need, mida ma igapäevaselt ka mõtlen. On, kuidas me Sovjeti ajast ära tulime. Mis oli Sovjeti aja lõpp ja kuidas sealt siis väljuti. Kui te mäletate, siis aastal 1988 oli 1. ja 2. aprillil loomeliitude pleenum. Need pleenumi kõned on praegu täitsa olemas YouTube'is. Lüüa neid sisse ja vaadata ja mõelda. Eriti Tõnu Tepandi laul on väga hea, mille kohta ta ütleb, et hakkab lugema, mis on jama ja ütleb, et aga mis mõtted sellel loetelul on. Sest see loetelu on igapäevane ja lõputu. Et selle asemel teeme midagi teisiti. Minul on siin kaasas selle loomeliitude pleenumi kõnede raamat, kõnede kogumik. See pandi kokku 88. See oli keelatud raamat siis tollel ajal. Numbritega 100 või palju neid eksemplare oli, kes siis sai. Ühesõnaga karm tekst veel 88, kuigi samal ajal see 88, 1. 2. aprill oli selline hetk, kus tegelikult selle 2 päevaga ühiskond täiesti muutus. Mindi ühele nii-öelda loomeliitude pleenumile ja välja tuli see, kuidas me taastame Eesti Vabariigi. Et see muutus käis selle 2 päeva sees. Eriti hirmus oli selle 1. päeva õhtu. Minugi abikaasa tuli koju ja ütles, et ma nimetasin, et kõige tähtsam on iseseisvus, ärme kardame seda sõna, et ei tea, kas nüüd tullakse õhtul järele või mis siis saab. Ühesõnaga, et hakati rääkima iseseisvast Eesti Vabariigist. Sest enne seda päeva esimene pool oli räägitud suveräänsusest ja kõigest sellistest nõrkadest sõnast, mille kohta on küsimus, kas Prantsusmaa ütleb enda kohta, oma riigi kohta, et me oleme suveräänne. Lihtsalt riigikorrale. Et see pööre tegelikult toimus nii. Taustaks oli see oli aprillis. Mina töötasin siis Eesti Raadio kirjandussaadetes, siis oli mu nimi Maarja Pärl. Ja tegin kirjandussaateid ja kuuldemänge. Ja tuli sinna Lennart Meri kohvikusse ja kutsus need inimesed, siis oli ka minu pereinimene, et lähme sõidame väiksese Žiguliga linna peale, ma tahan ühte juttu rääkida, aga teades. Aga kui ma siin rääkima hakkan, siis igal pool on kohvikus ja täpselt nii, raadiomajas, telemajas, uues vanas. Et me ei saa siin seda rääkida. Ja tegelikult see oli jaanuari algus, nii et ta valmistas seda ette tegelikult 3 kuud. Kõik need kõned on ette valmistatud. Ja nagu täpselt teada, mida kõik, et kõik need Eesti Vabariigi eelsed, ütleme siis see inventuur, mis seisus siis riik ja rahvas on. Kõigepealt oli mõte, sõna, jõud. Ja, aga selleks mõtlemiseks, mis on väga tähtis, tegelikult koondusid kirjanikud, eriti arhitektid, väga võimsa sõnaga, kunstnikud,
väga hea sõnaga. Ühesõnaga loomerahvas tuli kokku, võib öelda, pani seljad kokku ja 2 päevaks, aga ma loen siin selle esimese alguse, seda on siin tsiteeritud. Lugupeetud foorum räägib Mikk Mikiver, Teatriliidu juhatuse esimees, lavastaja. Tahan teie poole pöörduda mõne sissejuhatavate sõnadega Teatriliidu kui pleenumi kokkukutsumise initsiatiivi liidu poolt. Ammu ja kas kunagi üldse pole Eestimaal sellist aukartust äratavat ja austust väärivat kogu koos olnud, see kohustab. Mida sisukamalt me 2 päeva töötame, seda austust väärivamad me võime olla. Iseenda ees ja oma rahva ees. Sellepärast siis tõde ja veel kord tõde peaks olema meie lipukiri. Ärgu painaku ühtki sõnavõtjat hirm, mis saab minust, kui mu ettepanek, idee, analüüs või muu taoline ei meeldi mõnele kõrgel seisvale isikule. Hirm, mis sinini on olnud valdav ja ka põhjendatud olnud. Jäägu ainult mure, mis saab minu väärt ettepanekust käsitletud probleemist. Leiab ta mõistmist, leiab ta rakendamist. Ärgu olgu meil tabuteemasid lõpuni minna. Olgu ükskord ometi selle riigi põhiseadus, konstitutsioon ja muu seadusandlus mitte surnud paber, vaid lihaks saanud sõna, mis meid tegutsema kohustab, meid kaitseb ja määrab ka meie arutluste lubatavuse piirid. Kuni selleni, et asjalikult analüüsida näiteks asjaolu, kas on meie vabariigil kasulik kuuluda Nõukogude Liitu? Ja vastupidi, kas sellele liitriigile on kasulik meie kuulumine temasse? Rohkem tõelist demokraatiat, enam tõelist sotsialismi. Neid piire me pole ammendavalt seni veel kasutanud. Hüsteeria, väiklus, ülbus, motiveerimata süüdistused ja muu taoline jääb iseenesest ära, kui meie 2 päeva mööduvad inimkeskselt. Kui me peame silmas rahvast ja oma riiki, nende üks olemist, hea käekäiku ja kestmist. Ma loen selle lause veel. Oma rahvast, oma riiki ja nende üks olemist, hea käiku ja kestmist. Mida asjalikumad ja radikaalsemad on meie ettepanekud, mida me suudame teha kavandatavasse Moskva dokumenti, seda vähem sarnaneb ta meie esiisade palvekirjadele heale tsaarile, seda suurem on ta tugevus kogu Nõukogude Liidu elukorraldusele, ka meile. Eestimaa pole etteantult mingi provints. Teda võib selleks teha provintslus meis eneses. Kohal viibivaile Keskkomitee töötajaile ja valitsusliikmetele teeksin ettepaneku mitte tunda ennast külaliste või vaatlejatena, vaid kaastegijatena. Ning kuna kohale oli palutud kogu EKP Keskkomitee büroo, võiksime ehk pleenumi lõpuks jõuda koguni ühe ühisdokumendini, millel oleks rakenduslik sisu ja kaal. Ja lõpuks, ärgu kedagi segagu tõik, et meie töö algab naljapäeval, 1. aprillil. Tahaks loota, et ta ei lõppe ka homsega, vaid kestab igavesti, nagu tõelistel peremeestel kunagi. Jõudu tööle! Ja kuigi on läinud 40 aastat, 38, on see jah, täpselt selline värske, just nagu värske tuul uuesti, et kuidas saab olla, et on sellised klassikalised tekstid, mida me näeme ja ma arvan, et selle peaks ka internetti ja nendesse veebidesse üles panema igapäevaseks lipukirjaks, et mida me siis siit tekstist ja nendest teistest tekstidest õpime. Ja minul on ta väga läbi töötatud, ma ülikoolis 20 aastat olen seda väga õpetanud. Isegi mulle anti selle kirjastamise õigus, ma tegin omal kuludel 1000 eksemplari juurde ja jagasin üliõpilastele ja kasutasin seda õppetöös.
kuna Eesti Raamatu kirjastus läks laiali ja sellel ei olnud autoriõigusi ja siis nad loovutasid selle minule, mis on ülimalt lahke ja ma kasutasin. Aga nüüd, mis ma räägin asjadest, mis siis praegusest ajahetkes minu arvates tuleks silmas pidada, on need samad küsimused. Et me ei kaotaks ära orientatsiooni, orientiiri. Sellepärast need esimesed mõtted, mis me tajume, kus me siin oleme, imeilu seiste, väga lahke pererahvas ja naeratusega selline protsessi loov pere, sest on näha, et see on umbes niimoodi, et vot siia me teeme suure keskuse. Me istume siin praegu ja ilmselt ka edaspidi on teil selline telk ja see on väga tähtis, et on selline koht, kus pererahvas ilma osalusmaksuta paneb lauad püsti ja inimesed, kes tahavad arutada ja mõelda, tulevad kokku. Nüüd teine küsimus on see, et kunagi, iga kord, kui siia kokku tulla ilmselt, on olukord erinev, see kontekst muutub. Aga mis on samad on need küsimused. Sest ikka need põhiküsimused, mis siin ette lugesingi, on samad. Nali on selles, et selle järel esines kohe Indrek Toome, EKP Keskkomitee sekretär, kes rääkis, et me tegeleme uutmisega ja kõik on väga hästi. Ja Nõukogude Liit kestab edasi ja läheb järjest paremaks. Ja siis tuli veel Arno Köörna ja Marju Lauristin ja kõik. Sõnaga, täpselt sama olukord nagu meil praegu. Ja sõnaga, mis me näeme, on tegelikult selle meetodite poolest uuenemise vajadus ja vanade, kes on oma rollid ja au saanud vana süsteemi järgi ja kui tuleb uus süsteem, siis nad kaotavad selle. Ja inimesed, kellel ei ole tegelikult seda julgust, et ise uueneda. Mõnel on, aga ütleme, see domineeriv vastuolu on selles. Ja et kuidas siis luua siis selles ühiskonnas, kus ühed sildistatakse uhuudeks ja valedeks ja nii edasi, mis on meile selgelt sovjetiaja pärand, kus on ühesuunaline mõtlemine, eks ole, ja on see õige mõtlemine ja kõik muu oli ju sovjetiajal vale. Et kuidas siis selles olukorras leida tee jälle mõttevahetusteni, sest ühiskonda viib edasi dialoog ja mõttevahetus. See on nüüd see küsimus. Kus peaks toimuma mõttevahetus? Isegi see ei ole tähtis, igal pool peab koos, aga just see mõttevahetus, aga dialoogilisus, kui on erinevad mõtted, see on väärtus. See on väärtus. No Facebookis hakka mõtteid vahetama. Ikka vahetan. Igal pool. Ühesõnaga, kui tekib dialoog, mõttevahetus, siis sealt selgub, kui seal ei minda isiklikuks, seal selgub uus mõte. See on nii, see mõtlemise protsess on tegelikult väga lihtne. On identiteedi kujunemise alus. On üks selline seisukoht, ütleme seda nimetatakse konsensuslikuks. On konsensuslik mõte, siis on sellele vastumõte. Sellel vastumõttel on tegelikult ka lubatud lõtk, selline lubatud vastuolude sfäär. See on see teine, aga seal on lubatud. Ja siis kolmas sfäär selle ümber on vaikus. Aga sealt vaikusest tõstame välja kogu aeg asju, kui me tahame sinna keskele arutamise kohta jõuda, siis läbi nende konfliktide. Need konfliktid meie ümber, mis kahjuks on halvas mõttes isiklikud ja sildistavad, selle asemel, et olla arutlused. Selles on meie suurim probleem. Et kui me näeme seda selliste sfääridena, et hea küll, meil on konsensus ju sama. Me tahame, et oleks meie riik, mis kestab igavesti ja rahvas saaks hästi hakkama ja see demograafia tõuseks üles, nii et inimestel, ütleme, riik oleks inimese keskne, inimeste ja perede ja laste keskne. Et selle pöörde tegemine on see küsimus. Aga nüüd teine näide, mida ma tahtsin tuua, on selline keskkond, mis meil sovjeti ajal oli. Ma arvan, et paljud teist ei tea sellist asja üldse, aga see on praegu tähtis korra siin välja tuua, et siis on näha, kuidas meile on pärandatud see mitte eksisteeriv, see vaikuse tabude pool. Kus siis aeg-ajalt, aegamisi siis tuuakse konfliktisfääri ja sealt siis konsensusesse. Väga paljud teemad liiguvad nii.
et algul on, ei, seda pole olemas. Siis natuke arutame ja võib natuke siin olla niimoodi. Ja siis ühel hetkel öeldakse, et aga kuulge, see on ju meile tähtis. Et see pöördum ja vastupidi, asjad, mis on olnud normaalsed nagu üks traditsiooniline pere, eks ju, nüüd on asetatud konfliktisfääri, et võib-olla nii, võib-olla ta. Ja varsti, et mis asja, mis need valged mehed siis nüüd niimoodi, et ärme räägime nendest tabudesse läheb. See on nüüd iroonia, saate aru, ma tegin nalja praegu. Ja. Ühesõnaga, see oli nali, aga ma utreerisin selleks, et näidata. Aga meil oli, vaadake, Sovjeti aeg oli meil üks paradigma. Ma ei tea, kui palju te seda mõtlesite, aga see 44, kui 70-80 000 inimest Eestist ära läksid, põgenesid, sest nad olid rollides, mis kui Sovjeti aeg oleks tagasi tulnud ja tuligi, nad oleksid ju Siberis, nagu 41 küüditati, 49, eks ole, vahepeal usklikke ja igasuguseid peresid. Mis oli ettekäänema? Seal oli lihtsalt vaja ühelt Siberit tööjõuga täita ja teiselt poolt seda maad puhastada. Aga mis on oluline, on see, et see oli väga ja on ka väga elujõuline rahvas. Et ma ei tea, kui palju te suhtlete nii-öelda paguluseestlaste ja väliseestlastega. See on väga tähtis. See üks mõte, miks ma siin praegu neid asju räägin, on see, et me peaksime selle kultuurikapitali, mis on maailmas laiali Eesti kultuurina, ja see on väga võimas, Eesti majad kõik üle maailma, Eesti koolid, Eesti teadus, Eesti kunst. Et see kui siin samasel oli nii Jaak Jõerüüt kui Rein Veidemann rääkisid, et meie esimene asi on tagasi pildile tõsta välis-Eesti kultuur. Lihtsalt sellepärast, et see on nii võimas. Ühesõnaga meil oli tegelikult 80... rohkem seda kultuuri kui meie ise. Absoluutselt, ja. Et see 88 tegelik olukord, ühelt poolt oli see loomeliitude pleenum, aga selle vabanduse nõudmine, see kõik ju oli 50 aastat juba, mis meil oli Sovjeti aeg, ülemaailmselt Eestit ju koos hoidnud. Toimusid, teate, estod, eks ju, ülemaailmsed estod. Kui vaesed pidid olema vaesed siit läinud inimesed ja nende pered, kui nad juba 47 hakkasid tegema Rootsist Eesti laulupidu ja spordivõistlused ja metsakoolid ja skautlused ja kaidid ja kõik. Ühesõnaga, need vormid, mis eestlus eri riikides algul tugevasti Saksamaal ja Rootsis, kus need keskused olid ja sealt liikus siis edasi, Saksamaa hakkas ju jagama. 47 oli selline olukord, kus taheti eestlastest Saksamaa puhtaks teha see paguluseestlastest, et kuidas nendes Keislingeni ja Augsburgi laagrites suutsid eestlaste juhid astuda vastu UNRWA ja Saksa valitsusele sellega, et saada eestlastele, need olid DP, Displaced Persons laagrites, selle staatus, et neid ei saadeta, kuna oli, et vaba, nüüd on võitjad, eks ju, Nõukogude Liit, nüüd on minge koju. Ja et selgitada, et see on veel ohtlikum, et sinna ei saa minna sellisesse kohta. Et see võitlus, mis käisid eestlased, kujutage nüüd ette üheks hetkeks, aastat 44 läksid nad laiali, 45, 46, 47, 48. Teate, ühtegi päeva polnud sellist, et nad teaksid, mis järgmine päev toimub, kas nad süüa saavad, mis lastega saab. See elu ja see elujõud oli enneolematu. 45 novembris asutati 2 ajalehte, Eesti Post ja Eesti Rada Saksamaal, Keislingenis ja Augsburgis, mis olid nii-öelda tiipilaagrilehed, aga juba paari numbri pärast olid nad professionaalsed suured ajalehed, värvitrükis Eesti Vabariigi sümbolitega. Ja see mõttelaad ja organiseerumine, mis toimus laagrites, kõrgkooli, mis nad lõid, Balti kooli, Eesti, Läti, Leedu koos, et see maha surutud rahvas, kellel polnud midagi ette nähtud, võttis korraga nendest piiskadest sellise kultuurijõu kokku,
et ehitas nendest suurema ja võimsama kultuuri, kui Eesti NSV-s meie suutsime. Ja see, nagu see suure hetke punkt oli tegelikult üldlaulupidu aeg. Et siis oli ka välis-Eestis, pagulus-Eestis see tajumine 100 aastat laulupidu. 1969 ja Eesti NSV-s samamoodi läks korraga, inimesed tundsid, et see on murdehetk, et siin me oleme kõik koos ja rahvana ja see eneseteadvus läks väga suureks. Isegi tolleaegsed ajalehtede peatoimetajad on mulle öelnud, et me öösel kirjutasime neid tekste ümber ja värisesime ja et hommiku kella 5 oleks kõik juba tõrkitud ja niimoodi. Ühesõnaga, need murdehetked, aga miks ma skitseerisin nagu seda 2 liini, et see, kui 44-45 läks kõik see laiali, siis mõtleme suure austusega nende inimeste peale, kes siis seal sellistes oludes ellu jäädes, hakates kogunema iga aasta üle maailma, saates oma lapsi maailma laagritesse, eestlaste laagritesse üle maailma. Et kuidas nemad elasid. Ja et see on olnud reaalsus. Ma ütlen veelgi rohkem, kujutage ette, et sellises olukorras hakkasid nad välja andma ajalehti ja need ajalehtede tiraažid olid tuhandid, 6000, 8000. Need olid ülemaailmsed ja kokku 40-ndate, 50-ndate algul oli üle 200 eestikeelse hea lehe ja arutelukeskkonna. No, raamatud lisaks, aga ma räägin just sellepärast, et mis toimus see, et sa üldse kontakti suudad hoida. Sa lood selle kontakti, millest sa ei tagane. Ja ma tahan öelda seda, et kui UNESCO pärandite kirja on saanud Eesti suitsusaun ja mulgipuder, siis tegelikult peaksime seisma praegu meie, kuna välis-Eesti on juba nõrgenenud, eks ju, seal ei ole seda segunemist on palju, aga juured on tugevad. Et me peaksime katsuma, mitte katsuma, vaid tegemagi ära selle ÜRO-le, selle ettepaneku, et Eesti kultuur, Eesti kirjandus, Eesti ajakirjandus on UNESCO maailmapärandi inimkonna saavutuse üks märk. Kuidas üks väike rahvas, kellest 10 põgeneb, loob võimsama kultuuri ja elab edasi ja kannab seda nüüd juba 3-4 põlvkonda ja kõik jätkub. Et see on see, millest ei ole räägitud. Meie asi on praegu siin kultuurimaailmas ja igapäevaelus ja lastele eriti, siin lapsed ja lapselapsed, et on vaja hakata rääkima, ma ei ütle seda globaalsust eestlast, vaid see on nagu oleks ülevalt alla tulev, vaid tegelikult seda tuleb nimetada, ma arvan, üleilmseks eestluseks. Et see on see üleilmsus. Ja kui meil soveti ajal räägiti palju internatsionalismist ja rahvaste sõprusest, siis meie probleem on tegelikult, et miks me ei saa oma rahvaga sõbraks. et oleks aeg nagu oma enda rahvaga ülemaailmselt sõbraks saada. Ja päris tõsiselt ütlen ma seda, et tuleb ja et ei ole siia maale, mis siin on jutuks olnud siis, eks ole, Veidemannil ja Jõerüüdil ja veel ka teistel, ja ka lõpuotsused on väga võimsad, pöördumised peaprokuröri poole, sest tuli rehabiliteerida ka neid, kes olid Siberisse viidud ja küüditatud ja kõik nii edasi. Ja pöördumine ka Eesti EKP keskkomiteele ja kõigile. Ühesõnaga nõudmised parteile ja valitsusele, mida kõik eestluse nimel tuleb teha. Et see, mis siin on kirjas aastal 88, ei ole läinud korda. Miks on nii läinud? Miks need asjad, kui siin lugeda, on praegu sama olulised? Kus on läinud asjad nagu loha või mõisaköis las lohiseb? Et ma siin mõnda punkti räägin. Kõige tähtsam tollel hetkel oli muidugi keskkond. Kas siis praegu ei ole keskkond kõige tähtsam? Põhjavesi. Eks ju, Sita-Kah karikatuur 87, see ütles ju kõik. Ja praegu samamoodi, et kas me teame, kas need on teaduslikult uuritud, kas on neid tuulikuid vaja, kas on sellisel kujul neid päikeseparke vaja, et võib-olla ei pea põldude peale otse panema kõike seda ära
risustama meie maad, sest me peame aru saama, mis on see põhiressurss ja mis on taastuv. Ja ma siiski ei loe neid praegu ette, aga ma tahan 2 sõna rääkida sellest, mis siis toimus soveti ajal ja miks me olime sellises seisus. Sest kõik see suur kultuuri osa, mis oli vabas maailmas, see oli meil keelatud. Ja seda nimetati emigrantlikud inimesed. Ja ma väga tahan, et siin selle raamatu võiks skänneerida ja siis ma ei hakka seda ette lugema, siin on üks teatri häälega, need on hirmsad asjad siin, mida kõik ei tohi eestlane teada, kus oli rauduste taga pidi kõike seda hoidma ja pidi olema ööpäevane valve selle ümber, emigrantliku kultuuri ümber. Kusjuures, kui lubati, ma vaatasin neid dokumente, et keda siis lubati ja mis teemadega. Kujutage nüüd ette, teadlane, nii-öelda, see oli veel Eesti Teaduste Akadeemia eriosakonna all ja sinna lubati 30 teadlast aastas, selle hulgas ka poliitilised nii-öelda. Ja nende kõrval seisis Andres Roolaht on ta nimi, kes oli selle värgi dirigent selles suletud arhiivis või kogus. Ta seisis teema lõikes, näitas ära, kust maalt kuhumaale võib lugeda ja kattis ja valvas. Et ma natuke räägin teile õudusi, te lihtsalt kujutlusvõime ei jõua sinna ise. Et ta kattis ära eest ja tagant tekstid leheküljel, mida ei tohtinud lugeda, sest see ei puudutanud seda teemat, mis oli kirjutatud ja millel oli luba antud. Siis kujutage ette, keegi siin kirjutab märkmeid. Siit ruumist ei lähe, see on näide nüüd, aga sealt. See, mis sa kirjutasid, sa ei tohtinud selle teema märkmeid ruumist välja viia. Kõik märkmed vaadati üle ja jäeti sinna ruumi valve alla läbilugemiseks. Kuni selle teema uurimise lõpuni ja siis sorteeriti ja seal oli veel niimoodi, et märkmed ka hävitati ja kui oli ka selline asi, et oli mitu kohta niimoodi valet asja märgatud, siis oli akte selle kohta ja anti kviitung vastu, kui hävitati kogu märkmik. Siis need raamatud, mis tulid välis-Eestist, 74 siis koondati, kus need olid igale poole salaja pandud, seal keskkomiteesse propaganda, siis välisosakonda, KGB-dele, koondatigi siis sinna. Aga seal ühtlasi enne seda oli neid raamatuid, välis-Eesti raamatuid põletati. Lihtsalt põletati 50-ndatel. Siis kogu see arvepidamine, sinna lubati ainult selliseid teemasid uurima, mis olid anti-soveti uurimine, ühesõnaga paljastada emigrantlikku valesti mõtlemist. Ühtegi mitte poliitilist teemat ei saanud ja seal ei olnud. Ja nüüd, mis on tegelik olukord? Kui välis-Eesti oli täis väga andekaid teadlasi üle maailma ülikoolides. Näiteks kas või see kogu, mis ainuüksi Austraalia arhiivist saadeti separaate, teadusseparaate, kui sul on artiklid üle 8000 siia Eestisse. Aga üle maailma kõik 100 Eesti teadlased. Et nende separaadid, nende tööd, nende kohta ei ole üldse infot. Aga see on võimsam ja suurem töö, kui Eesti NSV-s ja kui praegu meie teadusest siin on tehtud. See on tõeliselt vaba mõtlemise, väga suure filosoofilise pinge, otsingulisusega, heade meetoditega uuritud alad. Et me seisame selle eest, et ka peaksime sellega teaduse tagasi tooma ja see Eesti olukorra traagika on praegu see, et see põlvkond on ju lahkunud, aga meie asi praegu on ikkagi see tagasi tuua, sest nende lapsed tihtilugu ei ole eesti keeles suutelised nii palju lugema. Nad õnneks on need teadusasjad ka inglisekeelsed ja muudkeelsed, aga ikkagi, et seda Eesti kultuuri keskset maailmapilti taas luua, see on see töö, mis seisab ees.
ja see raamat on siis, tema pealkiri on Varjust valgusesse, et üks inimene, Anne Valmas, kes enne töötas seal sisuliselt koos Sinijärvega, Lilian Sinijärvega ja siis Roolaht, kes olid selle valvurid, selle arhiivi salaraamatukogu, keelatud raamatud, kõik selle valvurid, siis korraga hakkasid seda nii-öelda uurima ja tutvustama. Aga siin on need pöördemomendid, eks ole, üks on see, et see salaraamatukogu, aga selle salaraamatukogu rikkus, ta on nüüd avatud, aga nüüd see aeg on läinud, see ajalõtk on kaotatud. Aga minge sinna vaatama, see on Rävala 8, endine Teaduste Akadeemia, nüüd Tallinna Ülikooli raamatukogu 3. korrus. Seal on Välis-Eesti raamatukogu ja minge ja lugege ja vaadake ja küsige neid dokumente välja päris tõsiselt. Ja ajaleht ja ajakirjus, see on erakordselt väärtuslik, mis meil seal on. Ja nüüd, kui need pildid kokku panna, siis me näeme, mis seis meil on. Meil on seis, ja mis on loomulik ka, et aastakümnetega igaüks muudab natukene vales suunas ja siis kokku saab üks suur vale, eks ju. Mul on väga meeles Peeter Tulviste, kui ta sai rektoriks, palus kõigil õppejõududel tulla rääkima, mida nad soveti ajal tegid. Ja ta kuulas neid nädala või kauem ja kokkuvõte oli selline. Et kõik on väga kena. Ükshaaval kuulates ja ma kõike usun ja seda ja see võibki nii olla. Aga olgem ausad, see pilt, mis me kokku saame, on kaugel tõest. Ja meil on praegu samasugune olukord, et kust siis otsida seda tõde, et kust me leiame siis seda, mis seal tegelikult on. Kust otsida on päris küsimus. Jah. Ja see küsimus on tegelikult dialoogilisuses. Ja ma arvan, et see kommunikatiivne, millest vist pärast räägime teises ringis, ma ei hakka seda rääkima praegu, aga selle kõige nagu algmõte on, et meil peab olema see jõud eestluse tervikpilt taastada. Ja siin, kui me kuulsime Randar Tasmuti mõtteid, siis need olid tegelikult sellest mõttest just kantud, sellest üleilmsest. Ka üleilmsest eestlusest, sest tegelikult Eesti kirik üleilmselt oli väga tugev, ta koondas. Koondas näiteks Torontos ehitati ka oma kirik ja nii edasi ja olid mitmed kogudused ja nii edasi. Et see kultuuri osas on Välis-Eestis olnud väga selline traditsiooniline osa ka see kiriklik või see vaimne ja hingeline rituaalsus, mis on toonud pühapäeviti inimesed kokku. Et seda ei tule vaadata ainult kui religioosne sündmus, vaid just kui kontakt, kui koos tegevust, koos loomet, üksteise nagu tähelepanemist. Ja viimane asi, mis ma tahan öelda, on, et võib-olla selle kõige pealt, mis me nüüd siis saame, see on nagu selline, et me korjame need materjalid kokku, on teine pool on hästi oluline omaenda looming. See kõik on baasiks sellele, et igaüks oma alal, eks ju, aga midagi tuleb ise edasi luua. Et mis on see, mida mina siia maailma ja Eesti kultuurile ja Eesti ühiskonnale annan? Ja kuidas ma oma lapsed kasvatan, mida nemad tegema hakkavad, kuidas nad tunnevad ennast siin maailmas hästi. Just see, kuidas minna naeratusega läbi raskuste ja mitte viriseda, kui mõelda 40. aastate eestlaste peale ja säilitada loomisvõime, luua oma näidendid, kirjandus, kultuur, muusika, kujutav kunst. Et see peaks olema siin Elujõu kongressi jätkul see sõnum, et me peame suutma luua oma ajas tundlikke, tõele põhinevaid, refleksiivseid loomingutöid. No nii. Maarja Lõhmus. Küsimused, kes mida küsib, soovib, et küsimus ei ole. Kus on
Küsijad. Mikrofon. Kus on küsijad? Kus on küsijad? Väga tore, küsige ikka. Muidugi ma võtsin Käsi mikrofoni püsti. kaasa. Mina küsin, et Oota, millega mina oota, näiteks... oota. Et mul on, Linti läheb. mul on 2 tütart Vancouveris Eesti majas tegevad. Et millega mina saan näiteks kaasa aidata? Kui tore. Ja just tähtis on see, et nad seal on eestikeelsetena, eestimeelsetena. Ja, aga tähtis on see, et olla nende omakorda, keda nemad õpetavad seal, sest lasteringid Vancouveris on väga toredad. Ja et olla nendele omamoodi sideks ja vanaemaks. Ühesõnaga pidevalt, isegi just käia, olla, mida ma märkasin seal just Vancouveris, näiteks milline vaimustus on näiteks rahvariidevööd. Ausalt öelda, mina ei märganudki, et see on nii suur asi. Rahvariidevöö, kui peen see on sõnum. Ja kuidas seda, oi jumal, ma vaatasin selle kudumist ja pärast seda ma olen teine inimene. Ja see inimene, kes kudus, oli veel Saksa sõjaväes olnud, kaitsnud ja ellu jäänud Sinimägedes ja kes näitas oma kudus neid vöökest ja siis näitab mulle 3 sõrma peale. Ma olin siin, vaat siit ma läksin need 3 mäge ja siis liin tuli siit ja niimoodi ja siis koob edasi seda. Et see oli rante taga just Infosalves. ja see oli Kotkajärve. Ja mis on tähtis? Teha selliseid, ma ütlen veel selle, ma mõtlesin natuke, kuidas ma seda ütlen, et teha nendele kokkusaamisi. Ühesõnaga, kõige võimsam on kokkusaamine. Ma olen nüüd nii palju nendes kohtades käinud, ma väliseesti lehtedest natuke toetan ka oma panusega. Vaba Eesti sõna ilmub New Yorgis, lugege, vabaeestisona.com, lugege seda lehte. Et see taheti 12 aastat tagasi kinni panna, aga ta ilmub senini, ma olen selle juhatuses ja hoolitsen ka selle eest, et kuidas saame. Ja teine on Eesti elu Torontos. Toronto Eesti elu saa. Et vaat sinna lehte näiteks saa, Kanada. Et sinna lehte näiteks võiks kirjutada ja üleüldse võiks kirjutada ja saata pilte, kas või sellest praegusest asjast ja mõttevahetusest. Ka sellest, et me räägime. Jah, absoluutselt. Just nimelt. Ja et me siin arutame seda, et on tähtis see eestluste, üks eestlus jälle. Selle kohta oli Rand, oli filosoof Rand Ameerikas, kes ütles, eestlus on looming. See on ka loomingu raamatukogus ilmunud, et seda vaadake. Et ta inspireeris väga palju just Kaide, Skaute ja Metsaülikooli Kanadas selle mõttega. Ja see on meile ka väga tähtis. See on see, millega ma oma jutu praegu lõpetasin, et see loomingulisus peab jätkuma. Et see kõik on meile selleks, et seda vööd edasi teha. Aga ma arvan, et kõige tähtsam on suhelda nendega. Käia seal kohal ka ja kutsuda kokku. Ja mis on väga tähtsad, on söögid. Ja söögid, mida ma olen vaadanud ka nii Kanadas kui Lakewoodis kui New Yorgis ja Läänerannikul. Ma märkan seda, et söökide ümber kogunetakse. Söögid, laulud, siis kui on juba söögilaud ära olnud, siis hakkab laulude osa. Ja tantsivad, aga lauludes peab peas olema, ma tahaksin kodus olla, kui õunapud õitsivad, seda peab teadma, sest seda tuleb mitu korda laulda. Ja siin käisid, Kanada koor käis laulmas siin, kui see tantsulaulud. Ja, täpselt olid. Nii et see side ja laste hoidmine eestluse, ma ütleks nii, nende side peab olema nii hea, et kui nad lastelastel, et kui neil on otsus, et jah, ma nüüd tulen Eestisse elama, et see ei oleks neile mingi takistus. Et nad ei tunneks üldse takistust, sest keel on tähtis, eks ju, ja kommete tundmine. Et nad saavad kergelt siin ju tööd tegelikult. Selliseid rahvusvahelisi rolle on palju. Et see tagasitulek ja liikumine, et see oleks hästi loomulik.
selleks tuleks absoluutselt ja et neid on oodatud ja see keel ja vaat, mis on tähtis, et kui nad tulevad, nad toovad kaasa, ma vaatasin seda, eestluses kasvanud pered, kui nad 90-ndatel siia tulid, need noored inimesed, nad olid nii elevil. Ühesõnaga, meil ei olnud sellist õnne, mis tähendas, me ei tundnud ära seda õnne 94, 5, 6, mis tähendas suur asi, et on oma riik. Ja kui paljud noored, mulle väga meeldis nende säras ilmsus, kui nad tulid oma muinasjuttude maale. Ja seal samas Vancouveris mul oli see lugu, et Eerik, sa oled ju siin praegu. Eerik? Eerik, tule siia. Kui me olime Whistleris ja Torontos, mis juhtus? Seal oli Portlandi, räägi sellest, Eerik, et kuidas oli Portlandi koor, kes oli inglisekeelsed inimesed ja korraga nemad kõiki laule laulavad eesti keeles ja nad teadsid, et see on laulukeel. Ja siis Eerik oli 12 ja kuidas John ja kõik käisid su sabas, mis nad ütlesid selle? Räägi, mis seal juhtus? Ma väga palju ei mäleta just sellest. Miks nad su sabas käisid? Sest nad olid üllatunud, et on reaalne inimene, kes räägib nende laulude keeles. Võis küll olla. Sa mäletad seda? Nad 2 või 3 ja kogu aeg nad elasid veel meil kõrval toas hotellis, et see tunne, et see on päris ja siis, mis oli kurb, mis on mul nagu süü, et see John, kes ütles, et nüüd ma tulen ära Eestisse. Vaadake, mis on tähtis? See esimene innustus ja südame vaimustus ära tunda ja aidata. Mina ei suutnud seda Johni aidata. Ma tahtsin talle Eesti ajakirjanduses inglisekeelse väljaande nagu korrektori kohta. Otsisin ja niimoodi, et mul ei läinud see korda, mul on nagu südame peal, et üks Eesti sõber on, kas või otsi üles ja niimoodi, aga et see, kui tekib siin inimestel mõte, et seda tuleb aidata edasi liikuda. Nii, see küsimus on vastatud. Oota, kas see, et Eerik ei saanudki rääkida? Sain mikrofoni. Aga Eerik, kas sa mäletad seda koori? Aga Eerik, aga mida sa mäletad? Räägi paar sõna, tõesti, me ei ole kunagi rääkinud. Mida sina mäletad? Käisid seal ja mis midagi ei olnud või? Oli midagi või? Käisime Metsaülikoolis. Nii. Seal oli... Ma ju tokin. Siis oli kalamees. Seal sai palju kalal käidud. Seal oli olukord, kus öeldi... Ära sega vahele. Seal sai lauldud. Ikka hea. Laul, nii. Palju sõpru ja mõnedega... Kõik said sõbraks on ju, mingid erandeid ei olnud. Kõik olid väga meeldivad inimesed, jah. Me räägime kõiksusest. Ja mõnedega siiamaani räägin. Aga mis nad räägivad, kas nad Eestisse ei taha tagasi tulla või? Väga ei... Ikka Kanada ikka pigem on jah. Koduks jäänud, eks ole. Just. Aga väga paljud olid seal ka Eestist siis kohal tulnud. Et jah, just nendega rohkem. Aga igas põlvkonnas oli nagu, oli noori, oli vanu, nagu ma aru saan, jah? Jaa, just. Vaat see ongi hea, et on põlvkondade ülene. Väga väikesed juba hakkavad käima ja see on nagu loomulik keskkond, kõik põlvkonnad koos. Ja müüdi murdmine oli see, et oi, siin järves küll kalu ei ole, siin pole kunagi saadud. Ja siis Eerik läks kalale ja õhtu pidu... Sellest Eerik ei räägi. No ta ei mäleta, aga tal on välja pandud see kala saamise pilt, kus on uhke kala, aga kalamees väike on kurb. Sest see on filosoofiline küsimus, eks see ei ole õnnelik, et ta siin lõpeb. Ja tehti uhked pidupraed teie püütud kaladest. Selle mõttes mainiski, et kala sai käidud. Aga esimene oli Metsaülikool. Mis sul sealt meelde jäi? Metsaülikool, ehk siis see ei ole nagu meie maa ülikool või sarnane? Ei. Ma väga vähe mäletan sellest. Raadios on ka sellise nime. Ma olin tollel hetkel ikka võrdlemisi väike, jah. Aga jah, just see, et Eesti kultuurile minu meelest seal pandi ikka kõvasti rõhku ja... Võeti arvesse? Just.
olid toredad inimesed. Just. Kusjuures praegu ka augustis muide on uuesti Metsaülikool. Kui te loete sisse Kotkajärve Metsaülikool, ma väga soovitan, ütleme kui see aasta mitte, aga siis järgmine aasta, see on iga aasta ja nad kutsuvad. Et Eestist kõik inimesed on teretulnud. Et kui on olemas see väike nii-öelda reisiraha ja et siis lõpuks ei ole nii hull, see on läbi Toronto seal siis, et nad on väga õnnelikud ja eriti kui lapsed kaasa võtate. Et see, mina arvan ka, et see suhtlemine peaks olema nagu mõlemapoolne praegu. Ja mis on veel üks asi? Kui teil on jaksu, minge neile lausa happi, seal on ehatare. Ehatare on täitsa juba 60-sed lähevad. Eestlased ehitasid oma emadele, isadele vanaduseks oma suure maja, kus elavadki eestlased. Jah, aga see on, all on suur söögisaal, kus nad iga päeval saavad kokku Pansionaat, jah. Ja väga uhke ja väga ilus. Ja näiteks õudne oli see, kui seal olid teenindajad inglisekeelsed, et tegelikult võiks soovitada kas või oma lastel ja niimoodi käia seal keelt õppimas ja rääkimas nendega ja siin nüüd on hakanud meie koorid, kui käivad, siis käivad ühtlasi Ehatares esinemas ja samuti siis kuulevad, suhtlevad, et see jah, eri põlvkondadega ja just nimelt ise ka sinna kohale minna. Seda põlvkondade vahelist suhtlemist on tõesti tänapäeval natuke keeruline hoida. Miks? Väga hästi. Seal pole kunagi probleemi. Ei, ma ei võta välis, ma võtan praegu siin. Aga miks? Eriti... Ma ei räägi kodus praegu siin. Aga ma räägin ühte asja. Tähendab, kõige kergem on siis, kui selle... Ja. Et kui kõige kergem on just minna reisile. Ühesõnaga, minna, eestlust saab väga hästi õpetada siis, kui võtta laps kaasa ja minna. Samamoodi on Lakewoodis need lasteraagrid, augustis spordilaagrid võiks sinna minna, siis on skaudilaagrid. Ja just Ameerikas ja Kanadas on nad tugevad, et need saab üle vaadata, neid saab tutvustada. Et kui lapsed kaasa võtta ja sinna minna, siis tagasi tulles on teine inimene, sest ta korraga nagu, ma arvan, et loksub paika see mõtlemine, et mis ikka maailmas toimub ja kust mul on juured ja miks nemad siin on ja nemad saavad hakkama ja on nii võimsad. Et selline lugu. Aga see oli hea küsimus, jah. No nii, kas on veel küsimusi? Tervist minu poolt ja tere ka Uudistekeskuse vaatajatele ja kuulajatele. Ma olen Maarja käest seda tegelikult küsinud, aga küsin siin siis ka otse eetris. Milline tähtsus on Eesti alternatiivmeedial ja miks seda nii-öelda peavoolu poolt nagu ei tehtagi välja ja süvariigi poolt summutatakse maha? Et äkki oskad siin Uudistekeskuse kuulajatele, vaatajatele seda nagu selgitada? Jaa, see on väga lihtne. See on lihtsalt sellepärast, et nagu ma juttu alustasin meelega selle konsensusega, eks ole, nende sfääridega, on keskel see konsensus, millega sihuke ametlik liin ütleb, et jah, see on meil olemas, aga kultuuris see peab olema alati laiem, kui on poliitiline. See suurim probleem meil, kui ma sulle vastan, läksid vist kaugemale. Jah, et seal on see, et tekib juurde poliitiline moment. Kultuuriliselt ei saaks selliseid suhtumisi olla, sest kultuuriliselt kas või üks kultuurisuund, välis-Eesti suund, mingid muud, kolmandad ja edasi, kultuuriliselt peab kõike olema. Kui korraga poliitsfäär hakkab otsustama kultuuri üle, mis on kultuur ja mis mitte, see on vale. See on kurb ja selles mõttes need alternatiivkanalid peavad kindlasti olemas olema, sest need on kultuurilised ja need võimaldavad dialoogi. Nii et selles mõttes väga palju jõudu, aga on teine asi, mida ei tohi teha. Ei tohi laskuda poliitikatesse, võitlema selle eest, kas mul on õigus seda rääkida või mitte. See on poliitiline küsimus ja kultuuriliselt, Eesti kultuuris ei saa keegi võtta ära õigust kultuuris rääkida. Kui keegi poliitikutest, kellele ja poliitilised suunad on väga erinevad ja need võitlevad oma vahel. Teate, see põhiküsimus on see, et on tõesti see kokku lepitud mingi
meile ka tunnetuslikult armas kultuuritasand. See on konsensus, see kindlasti on konsensus. Siis on subkultuurid, need sellised, kus ühele meeldib, teisele ei meeldi. See on see konfliktid võivad ka seal olla nende vahel, miks mitte. Aga igal ühel on see subkultuurilisel tasandil õigus oma maailma pilti esitada. Seda ei saa vabas riigis mitte keegi poliitiliselt väljast määratleda. Õige suund on nii, et kui on see subkultuuride mitmekesisus, siis poliitikud peavad kõrvad suured ja loevad luubiga, mis seal kirjas on. Nad peavad neid tundma selleks, et teha poliitikat. Aga lihtsam on istuda oma kabinettides ja nii edasi ja käia niisamuti ringis ja rääkida Eesti kultuurist. Aga tegelikult on nad kehtestavad poliitilist kultuuri ja vaat seda ei saaks teha, kui need subkultuurid on tugevad. Siis nad on sunnitud rohkem kuulama. Mina näen, et see võitluskoht praegu Eestis on see sama, mis ma siin ette lugesin, see postsovetlik. Aeg hakkab nüüd lõppema, see on kestnud siis 40 aastat. Tegelikult see oli ette näha. Välis-Eestis Endel Tulving, väga hea psühholoog, ütles mulle kohe, et selleks läheb paar inimpõlve, et saada see avatud mõtlemine. Siin küsimus on avatuses ja suletuses. Meie tulime, see sama tekstiraamat, me tulime suletud ühiskonnast, vaat see kirjuta üles, kui siin on plaanis midagi üles kirjutada. Et me tulime suletud ühiskonnast ja nüüd me arvasime, et me jõudsime avatud ühiskonda, siin tekstide poolest jõutigi. Aga tegelikkus on see, et meetodid jäid küllaltki poliitiliseks, need uued, kes tulid läbi kultuuri, nad politiseerusid väga kiiresti ära. Ma olen kirjutanud artikli politiseeritud Eesti on väike Eesti, väike ühiskond. Ja vaat me ei tohi seda ühiskonda politiseerida väiksemaks. Kultuuri ei tohi politiseerida väiksemaks, vastupidi. Kultuurile me peame kogu aeg hingust ja uusi mõtteid juurde andma. Nii et selles mõttes kõik need, mis sa küsisid, need alternatiivkanalid, need on kulda väärt. Need on äärmiselt olulised, aga seal on üks küsimus. Nad ei ole metoodilised piisavalt, et neid ei leia. Näiteks minagi, kui ma vaatan, ma satun nende peale väga juhuslikult. Ühesõnaga, et see, et kui sul on kava, kas mingi regulaarsus, ühesõnaga, see kultuurilises süsteemis peaksid nad paremini näha olema. Nii et inimesed, milles on asi? Kui nad ei ole näha, siis inimesed ei saa neid kätte ja see on probleem. Ja kui inimesed ei saa kätte, siis on poliitikutel kerge neid halvustada. Nii nagu see raamat on täis sellest, kuidas Ameerika ajal hirmus lugu. Ameerika hääl tegi imesid Eesti rahva vaimsel avamisel. Jah, aga ametlikul liinil ei olnud midagi hirmsamat. Tehti eriuuringuid, tehti erikomisjon Ameerika hääle ja Soome televisiooni vastu võitlemisel. Kõik see oli nii hirmus. Ja kas ei ole hämmastav, et see on sama asi, aga see teine pool on see, et ise peab olema korrastatud. Ei saa teha neid kaootiliselt, juhuslikult, vaid tuleb... Nojah, peab olema kanal. Ütleme siis, need kanalid peavad olema järjepideval ajal. Nii, veel küsimusi? Ja aitäh selle eest. See on täiesti tuttav teema minu jaoks, sellepärast, et ma olen eesti.com jäänud siin 3 aastat ja meil tulevad püsivalt uudised kogu aeg. Mina teen saateid, vahepeal ma panin niimoodi iga nädal. Ja muidugi me teeme seda kõike tasuta, sest meid ei rahasta mitte keegi, me oleme annetuste peal. Aga Euroopa Liit rahastaks muide hästi. See ongi probleem. Euroopa Liit muide austab tegelikult väga selliseid kultuurilisi uuesti mõtlemisi, rethinking. See on väga suurte rahastustega võimalus, tuleb üles otsida. Sest et see, et Eestis seda ei ole, aga need rahastused tuleb saada otse. No just, see võib olla ka, kindlasti ongi meie üks puudujääk, et me ei ole otsinud neid rahastusi niimoodi. Et me oleme tuginenud rohkem nii-öelda rahva oma toetusele, et rahvas nagu telliks meid ja niimoodi me jääme püsima ja ellu. Aga nüüd on need toetused ka nii kokku kuivanud, et sisuliselt me teeme tegelikult seda kõike tasutama töö kõrvalt.
aga mis on teine väga negatiivne, on see, et see nii-öelda, nimetame seda süvariigiks, meid nii-öelda sotsiaalmeedias igal pool lämmatatakse. Et need shadowbannid ja igasugused, et me ei jõua nii-öelda selle uudise feed'i. Näiteks praegu ma ju jagasin seda, tegin pildi ja panin siis uudistekeskuse lingi alla ja siis vaatan, et mul tuleb teade, et sinna gruppi olen seda jaganud, vajutan sinna peale ja siis tuleb suur kiri, et vabandust, seda sisu ei ole saadaval. Et nii on, et meid blokeeritakse igal pool, et aga kes blokeerib, kust see tuleb, kas see tuleb? Facebooki iseenda siseselt. Ei, see peab olema keegi, kes kaevab. See on see sama, see valglik kontroll, et keldrist patsiga poiss. Ühesõnaga on see takistus peal. Ühesõnaga siis tuleb mõelda. Ja YouTube samamoodi, kõik absoluutselt, mis on nagu nii-öelda peavooluga on seotud, kõik need streaming keskkonnad, me oleme blokeeritud, piiratud, me ei jookse inimeste feed'i sisse, inimesed on mugavad, nad scrollivad ja kui meie sinna sisse ei jookse, siis me olemegi nähtamatud. Aga see on üks küsimus, ma ütleks nii, et see, mis sa praegu esitasid, see on äärmiselt tähtis küsimus, aga see on kogu Euroopas. Kindlasti on see sama Soomes, mida kultuuri ma tunnen, seal Vastapaino näiteks, kui see oma Türkikoja tegi. Ühesõnaga, see vastusurve nende käest, kellel on rollid, mida ma teile algul rääkisin, et kui on rollid käes, siis see muutmise tahe on nii väike. Ja kui kaua siis üks ühiskond kannatab mitte muutuda kuni, vaata, seal on see, kas on evolutsiooniline areng või siis ongi nii palju juba hullusi, et tuleb teha see revolutsiooniline muutus, eks ju. Kui on mõistlik ühiskond ja siin oli küsimus, läbi dialoogi seda arendada. Dialoogiga saab evolutsioonilist teha, sest et mina ütlen, et nende kanalite suurim väärtus on dialoogilisus. Ja ma arvan ka, seda peab hakkama uurima, ma luban seda, et ma uurin Euroopa tasandil, sest et see ei ole teie ainukene küsimus, et siin tuleb seljad kokku panna teiste riikide. Näiteks, mis väliseestlased ütlesid, et kui neid hakati kiusama ja KGB kiusas kohutavalt, siis kui hakati Torontos kiusama, siis ta näiteks Margus Hess rääkis mulle, kes oli musta lindi päeva korraldaja, Black Ribbon Day, mis on võimas, sai lõpuks ülemaailmseks ühenduseks. Et ütles, et kui hakati kiusama, siis ma helistasin kohe lätlastele, leedulastele. Neid kiusati ka. Ühesõnaga, kui kiusamine algab, siis see on metoodiline. Ja et see ei ole, mis ongi. Ja nad olid nii targad, et nad momentselt hakkasid üheskoos, panid seljad kokku, hakkasid seda ületama, seda kiusamist. Sest et tegelikult, vaadake, see on ju saavutus, sest et kui palju Vexat ja kõike rahastati ja kodumaa ja mis kõik välja anti, et see kõik ei tähendanud midagi. Isegi Eesti rahvas teises maailmasõjas, ajalooraamat paksu, Rootsis antud köited hulgaliselt, sellele tehti ju jätk Vexa ja KGB poolt, see sama Andres Roolaht tegi. Ja isegi väljanägemine, suurus, kõik sama, ainult vastupidiste juttudega, eks ju. Kujutage ette. Ühesõnaga see tahe pöörata teist ja võitlus informatsiooni ja desinformatsiooni vahel, eks ju. Et kui vaadata poliitilist liini, siis on see. Aga mina soovitan, et praegu pidada see võitlus ära kultuuri avatuse nimel ja kogu Euroopas, sest igal pool on see küsimus, kuidas siis kohalikkus, selle küsimus, mida ma siin ei puudutanud, aga on kõige tähtsam, on kohalikkus. Inimene elab oma kohas, temal on kodu, koht ja kuidas sellest välja kasvab see tunnetluslik loomingulisus ja ühistegevus, kuidas see siis esile saab? Kas me saame vaadata ainult neid asju oma elus, mis meile poliitiliselt lubatakse või? Seda ma tahtsingi kommenteerida, kuidas, küsimus kuidas, et on nii-öelda see konsensuslik või mis sa rääkisid, see asi ja siis on olemas nii-öelda see killustatus või siis kohalikkus või siis see hajutatus või et see hajutatus ja see ühismeel, see peab olema kogu pidevas dialoogis loominguliselt.
ja mis puudutab nüüd seda, kuidas neid võõraid striiminguid kogu aeg blokeeritakse, siis peab olema enda oma lihtsalt. Ja mina olen juba, see küsimus on tegelikult juba ükskord püstitatud, aga tegelikult tuleb teha, et on oma serverid, oma see ja siis sinna alla saab koondada absoluutselt kõik ja lõpuks võib sealt ka ERR-i näidata. aga mõte on selles, et alternatiivid oleks seal kõik koos ja siis ongi see paljusus, et ei tohi tõmmata ainult tekki oma peale, et peab seljad kokku panema just nimelt. Näiteks ega Torontos on sama olukord, seal on väga hea kanal, lugege seda, on Estonian World Review. Estonian World Review. Vaado Sarapuu tegi selle 10 või niimoodi aastat tagasi. Aga samamoodi seal oma eliit ütleb, mis asja, seal oli Eesti maja ümber võitlused, eks ju, et kuidas see siis ära müüdi ja mis rahade eest ja kellele ja nii edasi. Aga mis tema tegi? Teised serverid on hoopiski Ameerikas. Ei saa kinni panna, kuigi on ka sisse murtud ja püütud teha ja kõik nii edasi. Võttis see sama, kes seal Miami's elab ja kogu aeg kirjutab. Ütle mulle see vana härra. Jah, Toomepuu. Jah. Et tema lõi Ameerikas Miami's paralleelserverid ja kõik on niimoodi. Ühesõnaga, peab tagavarad olema, peab oma server olema, peab olema kultuuriline, peab olema dialoogiline. Ise. Kõike tuleb ise teha. Ja aitäh selles suhtes, et tegelikult on ju meil ju kõik need serverid, asjad on olemas. Näiteks Eikil on uudistekeskus.ee ja see on ju kõik on tema eraserverite peal ja täiesti välja lõigatud nii-öelda peavoolu teemadest. Mitu on olemas. Ja, aga vaata, siin ongi see teema, et kuidas see mass nüüd tuua sinna alternatiivservereid vaatama ja seda alternatiivmeedia siis tehtud kanalit. Et see massi liigutamine ongi kõige keerulisem, sest nad on nii kinni selles nii-öelda selles peavoolus, sest peavool kogu aeg tuututab neile hommikust õhtuni, et need on uhuud ja lollakad ja lamemaalased ja neid ei ole mõtet üldse kuulata ja kuulake ikka meid. Ja kuna nemad on harjunud neid aastakümneid kuulama, sest algul oli Pravda, siis oli AK ja nii ta läks ja inimesed on nii-öelda harjunud ja nüüd kui see uus alternatiivmeedia peavool, alternatiivne vool on tulnud, siis nad ei usalda kuigi peaksid. Ei, siin on teine küsimus. Isegi tead, sellel on vastus. Ja see on huvitav. Ja see on ka selline üleskutse vormis see vastus. Et see on, kui ma õpetan ja lasen midagi teha, näiteks lasin teha kuuldemängu. Ütlesin, et ehke nüüd siis kuuldemäng ja tegid väiksed rühmad ja tegid kuuldemängud. Ja mis oli huvitav, et kui nad kokku ei lepi, eks ju, ja kõik mõtlevad, et on väga loomingulised, siis see esimene samm ei ole looming. Vaadake, see ongi huvitav ja võib-olla ka, ütleme, need kanalid, toores tekst ei ole veel looming. Nüüd kuulake, see on, ma ei ole seda rääkinud 10 aastat, aga see on tähtis. Et me oleme seal maal, kus tuleb mingit tööd rohkem teha. Need on žanrid. Ühesõnaga tuleb vorme uuendada. Ja vormid tulevad ajast ja kohast. Nii nagu näiteks Valdo Pant omal ajal sellises olukorras, tema tegi Rameto. Istus ja mõtles, mis jama on, et see on kõik nii koomiline ja edasi. Siis hakkas nali üldse tulema. Ja see oli aastakümneid väga hea. Aga asi on selles, et igas ajas on üks moment, mis tuleb ära tunda, mis on uus ja tuleb seda uut tegema hakata. Aga selle sama kuuldemängude naljaga oli see, et kui nad siis üksteise saateid kuulsid, siis neil oli kõigil häbi, sest kõigil olid sarnased. Ja siis mul õpetussõnad käisid juurde sellised. No näete, et oli veel hommik ja äratuskell, oi mul on kiire, siis ma teen seda ja siis ma jooksen kooli. Ma ütlen, kõigepealt on vaja üle minna selle läbi metsa sinna lagendikule, kus kõik paistab teistmoodi. Et see, kui ma hakkan loomingut tegema, ei saa alata sellest, et sa oled nii-öelda, see lihtsalt kirjeldad, ei ilma mingi žanrita tüüpiliselt. Seda tüüpiliselt, selleks tüüpilisuseks oleme me kõik võimelised.
ja vaadake, siin on üks küsimus, see on see lisaväärtus. Kunst ja uus žanr, uus sõna, uue mõtte tekkimine. Uue mõtte tekkimine on võimalik siis, kui sa asetad need elemendid teistmoodi. Ja mis on praegu nagu ütleme nõrk pool, on, et need asjad, ka mis ma olen vaadanud, need võivad olla pikad, aga see pingutus, et ma panen need teise süsteemi need asjad ja see tegelikult, mis ma ütlen, see vajab inimestelt isiksuslikkust ja see vajab julgust neid asju järjepidevalt oma mõtte järgi süsteemi panna. Meie inimeste ja minu enda ka, kui tekib mõttelaiskus, siis ma võib-olla nii-öelda ei suuda piisavalt läbi mõelda selle uue tervikuni. Aga tegelik see ajakirjandus ja looming ja kõik, mida me vajame, kas siis on peakanal või kõrvakanal, on selle uue mõtteviisi tekkimine. Ja selles suhtes ma täiesti nõustun, see on meie aruteludes läbi ka käinud ja nii-öelda ka minul on küsitud, et okei, võtame siin eesti.com, võtame Objektiivi, võtame Kertu Luisu, võtame Nõmme raadio. Me kõik tegelikult kirjeldame seda sündmust, mis Eestis ja maailmas toimub ja kui perses kõik on. Ja me paneme päevast päeva, aga žanri muutust ei ole. Ja vaata, siin ongi see, et tuleks nagu mingi satiir vahele panna ja muidugi siin Utsu ja Tutsu show, see on midagi uutmoodi, mis Kivisildnik ja nemad teevad, aga tegelikult nad teevad tegelikult samat asja ainult läbi niisuguse musta huumori prisma. Aga tegelikult nad teevad ikkagi samat asja, nad kirjeldavad, kui perses kõik on. Ja siis, et siin tegelikult peaks lülitama ka nii-öelda poliitilise fooni välja ja tegema lihtsalt huumorit, naerma üksteise üle ja see nagu nii-öelda, see teeb selle teema nagu pehmemaks ja informatsioon jõuab inimestele palju paremini, sest ta läheb liiga puiseks, ta läheb liiga raskeks ja kõik need erinevad kanalid taavad ühte asja. Aga ma saan aru, see on oluline, sest meil on ka vastaspool ja me peamegi vastu seisma. Aga nüüd ongi see, et kuidas sool on lisatud, kuidas nüüd ka pipart panna, et selles ongi see asi. Aga see on väga hea mõte, mis sa praegu ütlesid, et see mittepoliitilisus on suur kunst rääkida poliitikast, mitte poliitika. See sama, mida ütles Baskin, et mul ei ole kõhklusi, aga mul on üksikud kahtlused. Et sa pead liikuma, aga see nõuab, ja see on kõige toredam ju, ütleme ausalt. Vanasti öeldi, et ei tohi olla mõttelaiskust, aga järsku ongi tõsi. Mul tekkis jälle kiht kommentaarida, et selleks, et me ühesõnaga järelikult on midagi valesti läinud, kui väga paljud tunnetavad, et on perses. Aga teate, üks asi on. Aga selleks, et midagi muuta, tuleb kõigepealt fikseerida olukord ja hinnata, mis on valesti. Aga sealt edasi on vaja kindlasti just nimelt seda sidusust ja koostööd ja seda, et kui me oleme nüüd selle esimese etapi teinud ja kõvasti sarjanud kõike seda, mis on valesti, siis sealt on loogiline jätk, et nüüd tuleks teha konstruktiivseid asju. Jaa, täiesti nõustun. No see ongi arengu loomulik etapp. Sa lähedki järgmisesse etappi, sa ei saagi jääda kogu aeg nagu kiruma. Et sa pead ka lõpuks, et selles kirumisel, et miks ma kirun, et see ongi ju loogiline. Ja kas peab üldse kiruma, et see ongi jälle žanri küsimus. Et tegelikult vaadake, sõna on tohutu jõuga. Miks peab kasutama nii palju negatiivset sõna? Tegelikult see on omamoodi manifestne. Näiteks raadiost kuulata, kui sul ei ole muud, hea küll telekas veel kannatad, sest pilt hajutab, aga kui sul on ainult hääl ühe meele peale, et tegelikult selle sõna tundlikkus on ikkagi, peab olema palju suurem, et seda kasutada. Mis on kummaline?
et jõuline sõna on tegelikult nii-öelda jõusõnad ja kirumine on tegelikult nõrk. Et tugev on just see õrn ja loovsõna. Ma üldse lätisin mikrofoni sisse ka, on kuulda. Rääkisin just ühe naisterahvaga seal ja me jõudsime sellise konsensusele, et odav õppejõud võrdub odav tööjõud. Eesti turg on nii väike, et me ei suudagi nagu neid tugevaid õppejõudusid endale lubada hetkel. On ju nii? Ei tea, meil on väga hästi. Tähendab, näiteks minu õpilased, kui on kriitilised ained olnud, siis kui näiteks läks Firenze ülikooli edasi, siis tuli pärast ütlema, et aga ma olin seal kõige tugevam, et küsiti, et mis alusel neid õpetatakse. Küsimus ei ole nii. Ja see on ka see, et hea ja halb asi, ma tean, et Einar vist tahtis ka tõesti, et hea ja halb asi, vaadake, nüüd ma ütlen julma tõe, on see, et see võtab ühe palju aega ja ühe palju raha. Selles ei ole ajas ja ressurssides ei ole küsimus. Küsimus on mõtlemises. Halva asja tegemine ja hea asja tegemine võtab ühe palju aega ja raha, jah, ressurssi. Aga see, kuhu maale on arenenud inimesel kõik see loomingulisus. Vaat see on kunst. Kas ta suudab ridade vahele kirjutada? Absoluutselt, jah. Einar vist küsis. Okei, et ma küsiksin siis ära, et vaata, millest ei ole rääkinud, on praegu see, et kuhu situatsiooni me tegelikult eriteenistustega jõudnud oleme. Et on see, et nendel otsingumootoritele pannakse ka filtrid vahele. Et me ei otsi enam, kui te toksite näitena kas või minu vanu artikleid, eks ole, ma ei leia ise ka neid enam ülesse. Ja kui mul ei ole seda linki, eks ole, mida saata, siis otsingumootorid ei otsi enam välja. Ainus, mis me saaksime teha, mis võiks olla meie roll siin, et need lingid kaduma ei läheks. Tehke enda lingi, kuidas öelda, albumid ja ka nendest samadest otsing, ütleme, et me ju läheb siin asi linti, eks ole, et neid samu jutuajamisi, mis meil on siin, salvestada ka enda arvutisse selles suhtes, et 10 aasta pärast neid ei pruugi enam olemas olla. Ja mis nad teevad, on selline asi, et niinimetatud otsingumootorid töötavad descriptionite alusel. Ehk sul tehakse helifail, mitte helifaili, vaid helifailis tehakse tekstifail. Ja otsingumootorid töötavad nende järgi. Aga mis me oleme uurinud, on selline asi, et ja millega ka jälile saada, et need descriptionid rikutakse YouTube'is ja nii edasi ära. Et vaata, kuidas sellest asjast nüüd välja saada, et see on väga oluline asi, et nähtavasti lätlastel, leedukatel ja nii edasi on täpselt sama probleemid, mis meil siin. Et kuidas me saaksime näitena ka välis-Eestit võib-olla, et rakendada selle sama asja peale, et leida need grupid ülesse, kes Lätis, Leedus nii edasi teeksid täpselt sama asja või Poolas või Tšehhis või Ungaris, eks ole, Soomes, Rootsis, nii edasi. Aga me ei leia neid, kuna need descriptionid on pekki keeratud, siis me ei leia neid asju ülesse. Et on sul hea nipp ka, et kuidas sellest august nagu välja tulla. Ja teine on see, et see rollijaotus just meil, et mis meie saame siin teha, meie rolliks ongi see olla, et need kuidas öelda, selle edasi jaotajad ja salvestajad ja edasi. Okei, täpselt. Aga tänud. Jah. Mina ütleks nii, et peab ikkagi, mida õpetasid väliseestli ajakirjanikud mulle, et see kõik peab olema nii paljudes kohtades, erinevates kohtades salvestatud ja ikkagi suur süsteemsus oma kultuuris. Ühtpidi on Eesti kultuuri päästnud see eesti keel just nimelt maailmas, sellepärast, et ta on ka hoidnud seda kriitilist mõtteviisi. Näiteks seesama, et me ülikoolis olid õpetasin kriitilisi sotsiaalühiskonna teooriaid. Kõik olid kriitilised analüüsid terve sajandi kohta. Saksa kolleeg ütles mulle,
issand, mida te õpetate. Meie riigis selline kontsentratsioon kriitilist mõtlemist on keelatud. Et meie saame, kui sa sihukest kursust tahad, et see hajutatakse 3-4 kursuse peale ära, et algul ikka pikalt sellised normatiivsed teooriad ja siis lõpus natuke kriitilised. Mitte see, et sa alustad ja lõpetad kriitiliste teooriate ajalugu. Noh, mis meie ülikoolis on olnud ja mis on suur väärtus. Aga teine, üks on see kriitilisus ja teine on süsteemsus. Et mina ei tunne neid descriptionite tegemise loogikaid, aga ma olen kindel, et kusagil peab olema, ja võib-olla sa ise oskad vastata, sa küsisid ainult selleks, et ise vastata, sest sina ju tead paremini, kuidas teha sellist kogu, kus inimene läheb ja saab kätte teemad ja need kirjeldused. Kuidas teda teha, sest seda on vaja. Vaata, las ta vastab. Ma oleks võinud ära kommenteerida. Sa oskad? Et tegelikult võiksin, me Heikiga arutasime ka seda siin, et kuidas sellest asjast välja tulla. Et erinevate teiste pealkirjade all, aga kindlasti see on väga oluline roll ka kogukonnal, eks ole. Et teie oletegi meie kommunikaatorid. Kommunikaatorite, kuidas öelda, siis osakond. Nii et kui teie meie süsteemi appi tulete, siis me võime ilusaid asju teha siin selle asjaga. Et ma rohkem nagu ei oskaks nagu ideed panna, et me peaksimegi need rollid paika panema, et kui meie hakkame siin sisu looma, eks ole, kas või teadlastega siin, et siis teie rolliks oleks see ümber kanda ja enda sõpradele informeerida ja nii edasi. Ja kui loota, et teil on veel mõni sõber, eks ole, siis kui temal on veel 10 sõpra või 100 sõpra või nii edasi, siis see saab olema sisuliselt sõltumatu informatsiooni allikas juba. Et me peame need rollid paika panema, et kui te võtate siin selle rolli, eks ole, et jah, me oleme need kommunikaatorid, siis tuld. Kas te võtate selle rolli endale? Kuidas on? Võtame selle rolli endale või? Noh, vot. Siin on tehniline küsimus, mina kui leiuta nagu mul. Kõigepealt on veel kõvemini. No nii, ühesõnaga, tema on seal teises nurgas, siis see mikrofon peab jooksma üle ruumi teise nurka ja siis tagasi, osad on siin, osad seal. Ühesõnaga, praegu on sõnumi levitamise probleem tehniliselt lollikindlalt lahendamata. Siin on vaja 2 kompetentsi, isegi 3. Sina esindad 2 nendest selles mõttes, et keeleline ja meedialine. Aga sinna juurde nüüd peab lisama 3, mis on itindus. Et ma saan aru, et need descriptioni või keele kaudu nopitakse võrgust välja, mis ei ole kosher. Aga kui meil on oma serverid ja meil on oma võrgustik, kes mina näiteks leian internetist midagi huvitavat tehnilist. Ma teen kohe copy-paste'i omale kõva ketta peale. Ja siis ma vahel on trehvanud situatsiooni, kus ma sõbrale ütlen, et mine vaata seal selles linkis hullult huvitav asi. Kus kohas? Ei ole, ei leia. Ainus võimalus ongi kõva ketta pealt ja siis laed uuesti ülesse. Muudad descriptionit, et nad ei saa ära kustutada. Siis kui meid on palju ja neid on palju, siis kes kiiremini toimetab, see võidab. Selles mõttes, et vaja on... Jah, et vaja on, et nigu vana link ära kadus, tuleb uus link sama teemaga. Et nigu leitakse, et enam ei saa kätte, on teise lingi alt see sama asi. Et selle baas on see, et on palju tegijaid, kes kõigepealt oma kõvaketta peale selle ära salvestavad ja siis saab seda uuesti lükata võrku.
et muidugi, kui nad nüüd AI kasutusele võtavad, siis läheb raskeks, meil peab oma AI ka olema siis. aga siin on üks kolm kompetentsi on vaja kokku panna. Tegelikult on 6 kompetentsi, tegelikult on see, jah, mul on, et see ideed, eks ju, siis on sõnumi moodustumine, need on semiootilised kompetentsid, aga need katavad kõike, funktsiooniväli. On idee, sõnumi moodustumine, siis on kanal, siis kõige oluline, see, mille üle me praegu siin räägime, miks pannakse midagi kinni, on kood. Ühesõnaga, kui kood on vale, kood. Et kui on kood vale või kasutatakse vale sõna, siis tõmmatakse maha. Siis on see vastuvõtja või see persooni funktsioon ja siis on tagasiside funktsioon. Ühesõnaga, mis sealt edasi läheb siis. Aga mis on nagu oluline on see, et vastandused on dialoogilised, oma ja võõras. Et kuhu me siis laseme oma kultuuris praegu konstrueerida need pingeväljad, mis on oma ja mis on võõras. Ma arvan, et nende kanalite üks ülesanne on mitte minna nende poliitiliste vastanduste pingeväljadele. Teha need, ja siin on läheme jälle sinu jutuni, et see loomingulisuse moment, uued žanrid, ühesõnaga, ja vaata, siit tuleb järgmine kiht selle sinu tekstile, on see, et kui sa ütlesid, et inimesed räägivad teistmoodi, hea küll, aga tegelikult tuleb katsuda nihutada ka seda oma ja võõras vastandust. Ühesõnaga, kuna tekstides ikka on see oma ja võõras, sest see huumor põhineb sellele, mitte see, et sa ei pööra vastupidi ja ei anna vastupidist sõnumit, mis on ikkagi ainult poliitiline lähenemine. Et see kultuuriline lähenemine on siis, kui selle pinge ja selle konstruktsiooni oma võõras konstrueerid teisiti, hoopis teisiti ootamatult, inimlikult. Sest tegelikult, kui niimoodi hakata struktuure lahti võtma, siis neid nipp on selles, et neid pinge välja, mis tegelikult moodustavad terviku, on ju meie sellises kognitiivses struktuuris tohutult. Nad ei ole aktualiseeritud, nad ei ole pidevalt kasutuses. Aga meil on vaja see, ja see on nagu veetilk või klaaskuul, et sa vaatad ükskõik kust poolt, siis tulevad esile teised perspektiivid. Jah, aga asi jääb ju samaks ja küsimuse saab esitada ja kõik need küsimused saab selle sees ära esitada. Et küsimus on, kuidas sa selle vaatamise teed ja see vaatamine oma võõras ja konflikti koht, pingeväli, et see ei tohiks olla poliitiline ja ei peaks vastama sellele poliitilise samastusele. Tuleb ajada oma kultuurilist asja ja kui tekitada uusi neid küsimusi, selleni ma jõudsingi, et see on omakorda selliste küsimuste tekitamine. Jaa, täiesti nõustun. Vaata, siit tulebki täpselt välja, miks me oleme rahvana ka lõhestunud. Meil on jäänud nagu see nii-öelda konservatiivne leer ja siis on see nii-öelda liberaalne leer. Ja kui nüüd vaadata seda, siis see samune liberaalne leer, meie omad eestlased tegelikult ju blokeerivad samusi eestlasi, aga neile lihtsalt see narratiiv ei sobi. Ehk siis need samused itimehed on samamoodi meie omad eestlased, meie omade seast, kes panevad meile sadopänne ja igasuguseid jamasid. Et vaata, siin ongi see, et kuidas leida see tervik, et tuua see vastasleer uuesti tagasi meie omade sekka, et kaob ära see vastandumine. Et see on nagu, see ongi see põhiküsimus, sest vastasel juhul me jäämegi vastanduma, vastasel juhul meil ongi see vastaspool, see vaenlane, kas oleme meie nende vaenlased või nemad meie vaenlased ja kogu aeg käibki see nii-öelda sita loopimine ja üksteisele jala taha panemine, aga me tegelikult ju ajame ühte asja, me ajame ühe maa ja rahva asja. Ja siin ongi see teema, et kuidas seda rahvast kokku tuua. Tegelikult on teemade küsimus. Ma ise olen teinud sotsioloogilisi uuringuid, kultuuriuuringuid. Kui te tahate lugeda, siis inimesed kultuuriväljal on see pealkiri. See on peenelt analüüsitud kõik tabelid, mis on eestlasi huvitavad, missugustes spektrites, mis on ühisteemad, mis on muusikahuvid, missugused tüübid kujunevad.
ma räägin selle ära, sest tegelikult on vastus siin. Et on ühisteemad. Meil ei olegi vaja vastandust, see vastanduste teema on 3 liiki asjad, on ühisteemad, absoluutselt ühisteemad, siis on üldteemade jagunemised, spetsialiseeritud teemad ja siis on nišiteemad. Selleks, et selle nišiteemad, jah. Et selleks, et sellele vastata, on see, et me neid asju peame rääkima üldteemadel. Mis on üldteemad? Eesti inimesi 90% seal on tegelikult oma lähikeskkond, ühesõnaga olenemata sellest, kus on see, et inimene suudab analüüsida oma lähikeskkonda, on väärtus ja ta tunneb selle vastu huvi ja ta vastutab. Teine on tervisering, siis on lastering. Et need ühisväärtuse teemad on need, kus tegelikult on see konsensus olemas. Nii et nende juures. Mis teine asi on see, et on ka elanikkonna jagunemine. Eesti elanikkond jaguneb tegelikult 5 tüüpi suures mõttes. Üks, ja ma arvan, et siin ka väga paljud on üldhuvi teemad. Ühesõnaga, kui tuleb uusi teemasid, siis üle 20%, 21% oli seal, aga see ei ole muutunud. No siia-sinna, aga ütleme tüübina on see need ikka samad, sest see on struktuurne. On need, keda huvitavad kõik muutused ja kes tahavad neid teada. Siis teine tüüp on traditsiooniline tüüp. Sõnaga, see oli naiste tüüp. Sõnaga, hoiame traditsioone. Seal oli 80% sellest tüübist naisi. Seda oli ka 17-18%. Kolmas on instrumentaalne tüüp. See on kõige huvitavam tüüp. See on meeste tüüp. Mehed tahavad teada, kuidas tehakse asju. Ja see oli 80% mehi. Siis on 4. tüüp, mis tuli välja, mis on sotsiaalne tüüp. Inimesed teevad ka seda kultuurihuvid ja kõike, mis nad teevad, aga selle juures on tähtis see suhtlemine ja inimestega tutvumine ja ühistegevused. Ja seal oli tunnuseks, et seal oli dominant, oli noortel. Ühesõnaga, noored teevad asju selleks, et ka kokku saada, arutada, teha. Ja 5, mis oli väga vaimukas tüüp, oli nii-öelda meie kukkus läbi sealt, me panime, ei ole kultuurihuvi. Aga mis tegelikult oli? See mitte kultuurihuvi oli tegelikult see, et väga tugev oli käeline tegevus, väga tugev oli aia, ise ehitamine, muusikast akordioni mäng oli seal ja nii edasi. Ühesõnaga, need enam-vähem need 5 tüüpi, nagu on inimtüüpidena eestluskonnast, saab ära jagada. Ma tahtsingi kommenteerida sinu juttu. Maarja juba tegelikult tõi selle ühe korra välja, aga ma siis püüan üldistatult selle sama veel kokku võtta. On see, et kuidas toimub, ma ei tea, inimeste riikide vahelised läbirääkimised. Minnakse seni üldisemaks, kuni leitakse ühine punkt. Ja sealt hakatakse siis tagasi peeneks minema, et kus saati me saame koos rääkida. Ja siin need teemade kaupa on teemasid, mis on tõesti nii inimlikult üldiselt. Kui ma ei tea, palju on selliseid inimesi, kes ütleb, et lapsed on väga vastikud arvad inimesed. Enamus inimesi arvastab lapsi. Väga hea üldine teema, eks ole. Aga just see, et skeem on nii-öelda, see valem on see, et lähed natuke üldisemaks ja siis timmid sealt seda õiget kohta, kus saati saab. Tehnika inimesena mul valemid huvitav. Jaa, siin natuke Maarja juttu kommenteerib. Tegelikult, et sa tõid välja selle naiste rolli, et minu meelest on see muutunud. Kui me vaatame nüüd, mis meil Riigikogus ja valitsuses toimub, siis alates Kaja Kallasest, kuidas on nagu muutusi toodud ja mitte heas mõttes meie maale ja rahvale, et siin kohal on ta muutunud. Aga jaa, sinuga, Kalev, ma nõustun täiesti 100%. Et vaata, minul on selline idee, et kui ma rääkisin Tallinna Ülikooli filosoofidega, just lõpetanud inimesed, kas me ei ole, ja minul jäi selline tunne, et kas me ei ole seal Hegeli dialektilises maailmas siiski veel kinni. Ja meile pole siiamaani veel alternatiivi üldse pakutudki. Ehk see sama asi, millest sa rääkisid. Mis see Hegeli dialektiline lähenemine on? See on see, et teid surutakse elama teesantidees maailmadesse.
see tähendab, et nagu sa käid välja teesi nii automatiseeritud kujul, eks ole, seal kultuurinormi tasandilt sinu aju ja ütleme, et üldine kultuurinorm ütleme, et reageerib sellele antiteesi kaudu. Aga mis jääb kõrvale? Kõrvale jääb selline asi nagu süntees. Sünteesi tasandit ei kipu üldse tekkimagi. See näitab seda sama kultuuri mandumist ja ütleme, et siis kinni jooksmist sellesse jaga ja valitse printsiibi tasandisse. Ei, no kuule, aga ma segan selles mõttes vahele, et tuua see teine tasand. See ongi see politiseeritud kultuur. Ja täpselt nii, et ja kui ma küsisin nende filosoofide käest, eks ole, seal noored tädid olnud, eks ole, et ma küsisin, et kas te tridialektilise tasandiga ka olete kursis, eks ole, kas te tridialektikat ka on õpetatud, et dialektikat teil on õpetatud, kas tridialektiline kolmemõõtmelist maailma on ka õpetatud? Ütles, et esimest korda kuuleme. No ma küsisin siis, et kas multilektikani on jõutud üldse. Ehk see on nagu 5, 6, 10 mõõtmeline maailm. Ja metalektikast nad pole üldse kuulnud. Ma ei tea, kuidas teie ülikoolis on, aga mina näen seda tõsise probleemina. Sest ütleme, et kui me vaatame religiooni filosoofiat ja siis peamine ongi see, et lõigatakse ära see metalektiline tasand, jaotatakse see ära, tõmmatakse kogu ühiskond sellesse Hegeli dialektilisse lähenemisse, eks ole, vastandumine pidev, eks ole. Ja see lülitatakse välja tegelikult see metalektiline tasand, et kuidas sinna nagu jõuda. Et ma kujutan ette, et see võiks olla see võtaks kohe need hirmud, värgid maha, eks ole, et kuidas tõsta ühiskond nagu sellesse kultuurimudelisse. Läbi tekstide. Ja tegelikult on selleks kirjandus, mis on väga huvitav. Ilukirjandus näiteks, sinu kirjaamat Üüriel. Ja ka vana ilukirjandus, et seal tegelikult on see kvantfüüsiline idee ju väga tugev. Need on süsteemid, mis loovad ise oma süsteemi, mõttesüsteemi, eksistentsisüsteemi. Ja kui ma ütlesin, et meie igaühe asi on tegeleda selle loominguga oma valdkonnas, sest tegelikult loominguga tegelemise inimese tunnetuse põhiselt ületab kõik need asjad. Seda probleemi, mis sa esitasid, ei ole tegelikult. Kui on inimesed tugevad ja nad kasvatatakse, siiski ma kasutan sõna, kasvatatakse loomingulisusesse. Näiteks, mis meie uuringus tuli välja, mis on erakordselt hea, et ma selleni jõudsin siiani, nii pikalt pidin rääkima, et öelda põhiline. Et seal on selline asi, et inimesed kasvavad kultuuri niimoodi, et kõik, mida nad elu jooksul teevad lapsepõlves, see kumuleerub. Ühesõnaga kasvatuse efekt ja kunstini jõudmine on kumuleeruv. Et kui me uurisime ka raamatu lugemisi ja fotograafiat ja maalimist ja kõike näiteringe, siis saime aru, ja siis analüüsisime neid inimesi. Aga see oli väga suur ankeet, mis kõik seal taustal olid ja mis tuli välja. Need inimesed, kes olid kasvanud just multikultuurilises, selles mõttes kunsti mõttes, mitte et palju kultuure, vaid harrastuslikus mõttes. Kõike olid nad proovinud, nad olid näidelnud, teinud pilte, käinud looduses, eriti lugenud raamatut, eriti kui oli kodus vaimne sfäär. Isegi mõjutas inimese elukäiku, elukaart see, kui palju oli kodus raamatuid, lapsepõlve kodus. Ja sõnaga, see keskkonna kaasavõtmine ja inimese tegevused, et need ei kao kuhugi, et need on need kihid, mis kumuleeruvad. Ja ka vaimseid probleeme polnud nendel inimestel sellisel viisil. Ja sõnaga, kogu see kasvatusprotsess, see binaarsed opositsioonid, need kaovad momentselt ära, kui inimene tegeleb reaalselt tunnetusega. Mida me siis näeme? Mina lõpetan nüüd sellise mõttega, et on 2 võimalust. On tunnetusliku põhine maailm ja on konstruktivistlik maailm. Tänapäeva maailm on konstruktivistlik. Aga kui me läheme kas või kvantfüüsika juurde, siis me läheme tegelikult refleksiivsuse ja tunnetuse juurde tagasi. Päris konstruktivistlikku maailma, kui on väga hea tunnetuse põhi, siis see sünteesi tasand konstruktivistlikult tuleb super. Parimad kultuurid, seal Islandist ma võtaksin näiteid palju, et need sünnivad väga hea tunnetuse
ja väga jõulise konstruktsiooni pealt. Jah, aga teiselt poolt, kui me võtame, et me nüüd konstrueerime ühe mudeli, konstruktivistlik maailm, meile öeldakse, milline on ideoloogia, millesse me peame mahtuma, mis on õige, mis on vale. Ja me hakkame märkama endas ise, see oli õige, oi, mis ma nüüd mõtlesin, seda ma ei mõtle, ei, ma ei tahi niimoodi mõelda. Ühesõnaga hakkame oma tunnetust, vaadake, mis on probleem. Ja mis on koolilaste hulluste ja lõikumiste, ma lugesin hirmsaid arve, kuidas see on kasvanud. On see, kui noorel inimesel ei lasta tema refleksiivset tunnetuslikku põhja välja kujuneda ja sellest väljenduda. See sama kultuuriline teekond, kus peab siis see kumuleerumine kasvama. Aga kuidas sa kumuleerud, kui sul on ideoloogiad peal ja sinu refleksiivsust ei austata ja tõmmatakse maha? See on see põhiküsimus. Ühesõnaga, ma ütleksin siis lõpulauseks niimoodi, kui meil on hea refleksiivsus ja tunnetus, mis on kultuuris austatud ja respekteeritud ja otsitud ja kõrgelt väärtustatud ja siis on kõik, mis sellel põhineb, ka konstruktivistlikult väga hea. Aitäh!